Mina olen Kaisa Linno, Lahemaa turismiühingu juht ja räägin teile täna sellisel põneval teemal nagu turism kaitsealadel. Mhm. Kõigepealt siis mõne sõnaga, mida ma räägin sellest üldse natukene taustast, et kuidas turism ja kaitsealad kokku käivad. Siis räägin sellest, millega peaks arvestama, kui kaitsealadel turismiga tegeldakse ja ka siis kestlikust turismist ja turismi märgistest, nii et sellised põhiteemad. Võite vabalt vahele segada, kui kellelgi tekib mingi küsimus või kommentaar. Aga kõigepealt paar sõna siis endast, et miks ma sellest räägin. Ma olen siis inglise keeles on kasutusel olnud sellist väga kohmakat sõna nagu prakadeemik. Et ma olen natukene praktik ja natukene akadeemik, et siis sellist rahvusparkide koostööd ühtepidi ma Maaülikooli doktorandi ja nooremteadurina uurin ja teistpidi siis Lahemaal ka praktiseerin. Nii et uurin oma tööd ja Lahemaa on siis minu selline labor. Ja kuulun ka Eesti Loodusturismi Ühingusse, olen seal juhatuse liige ja mille üle olen väga-väga uhke, et mulle 24. aastal on omistatud ka Eesti Looduskaitse märk. Ja võib-olla lihtsalt taustaks, et lugesin hiljuti kokku, et ma olen külastanud rahvusparke 17 riigis, et just võrrelda ja õppida seda, et kuidas siis mingis rahvuspargis, mingis riigis rahvuspargis koostöö käib. Ja ma hea meelega muidugi kuulaksin üldse, kes meil siin täna on, et mul oleks lihtsam rääkida, aga ma ei ole kindel, kas siin kõik saavad rääkida, et siis annan korra hetke, kas keegi on nõus mikrofoni avama ja ütlema, et kes te olete ja millisel kaitsealal, kas tegutsete ja millega ja millisel kaitsealal. Kui ei saa rääkida, aga äkki kirjutate. Aga nii kaua, kui te seda mõtlete, teete, siis ma lähen vaikselt edasi sissejuhatuse juurde. Kaitsealad ja turism on selline huvitav kooslus, huvitav paar. Et ühtepidi mulle väga meeldib, mida on siis üks selline kaitsealade turismi uurija nagu Paul Eagles öelnud, et kaitsealad vajavad turismi ja turism vajab kaitsealasid. Et see on nagu algusest peale nagu sisse kirjutatud, et kaitsealade esimene funktsioon ei ole see turism, et see nimi juba, eks ole, kaitse, et see ütleb, et on vaja seal loodust siis kaitsta, aga teistpidi ilma turismita kaitsealad ei saa hakkama, sest nii, et inimesed tahavad käia kaitsealal ja oluline on siis seal ka see rahaline pool, et ükski riik ei suudaks kaitsealasid kõiki pidada ülal ainult siis sellest, et hoiame seda loodust, et ikkagi läbi selle külastuse tuleb ka raha ja saab siis ka seda kaitseala arendada. Aga jah, see suhe on keeruline ja siis kohati vastuoluline, aga siis nad käivad paratamatult koos. Ja kõige olulisem siis selle juures on see, et osapooled teevad omavahel koostööd, et kui teie turismiettevõtjana tegutsete kuskil kaitsealal, et te siis arvestate nii siis nende kaitseala haldajatega kui ka kohaliku kogukonnaga. Et see koostöö on kõige alus.
aga kaitsealad on üldiselt väga populaarsed turismi sihtkohad. Et kui me mõtleme maailma mastaabis sellise, mida nimetatakse meil võib-olla rohkem loodusturismiks, aga laiemalt selliseks aktiivseks või seiklusturismiks, siis see toimib ikkagi valdavalt kaitsealadel. Ja siis Rahvusvahelise Looduskaitse Liidu andmetel on siis maailma maismaakaitsealade külastatavus juba kuskil 8 miljardit külastust aastas. Et võrdluseks siia siis Lahemaa rahvusparki külastust RMK loendab umbes seal 250 000 külastuseni aastas. Ja kui me läheme nüüd siis Virumaa juurde, siis ma loodan, et te kõik teate, et Virumaa on selles mõttes väga nagu selline huvitav, eriline turismipiirkond, et meil on siis 2 rahvusparki, et Eesti vanim Lahemaa ja Eesti noorim Alutaguse. Aga lisaks siis ka mitmeid kaitsealasid, muid kaitsealasid, mitte rahvusparke. Ja üleüldiselt, kui Virumaad koos niimoodi vaadata, siis väljaspool linnu ikkagi turismis on loodus oluline komponent, miks turistid käivad. Nii, aga tead mis, Kaspar, mina ei näe muide siit nüüd parasjagu chatti, kui mul on see suur pilt, et kas sa saad mulle vahepeal öelda, et kas keegi on midagi kirjutanud? Ja mina näen chatti ja Signe Paalandi tervitab sind ja et on läbinud ka Lahemaa giidi koolituse ja nii edasi, nii et räägib, et sakslastega satub ikka Lahemaale ja muud ei olegi hetkel. Rõõm kuulda, aga mulle tundub, et meil on siin Lahemaa tegutsejaid veel, et ma näen ühte Gretet, kes ma kahtlustan, et on Käsmu ja Kelly oli siin vahepeal, kes on Bergi, nii et igal juhul kordamine on tarkuse ema. Ma julgen öelda, et Lahemaa ettevõtjad üldiselt on päris teadlikud juba, aga vaatame koos üle. Ja mis siis teeb kaitsealade turismi eriliseks, on see, et kaitsealal siis on kehtivad reeglid, on sellised piirangud, eks ju, mis on selleks, et seda keskkonda hoida. On nii liikumispiirangud, kui on siis ka ehitus- või arendustingimustele, aga tegelikult ka otseselt ettevõtlusele on piirangud. Samas on külastajatel on ootused, et kui juba öelda kaitseala, eriti muidugi on rahvuspark selline rahvusvaheliselt tuntud termin, on inimesi, kes käivadki mööda rahvusparke ja oodatakse siis sellist autentsust ja vaikust ja rahu ja hästi looduslähedast kogemust, on ju. Nii et see teeb selle keskkonna selliseks huvitavaks ja tulebki siis alati mõelda, et kuidas seda kvaliteetset teenust pakkuda, nii et ei rikuks loodust ja kohalikud elanikud oleksid ikkagi ka selle kõige juures rõõmsad ja rahul. Ja siit on mul siis teile jällegi küsimus, et kuidas teil on, kas saate öelda, et olete nendest kaitseala piirangutest oma tegevuses kuidagi häiritud või kas tunnete, et see, et olete kaitsealal, on oluline piirang teie tegevusele? Kui jällegi keegi tahaks rääkida või tahaks kirjutada või tahate lihtsalt mõelda selle üle, et kui oluline see piirang selle juures on, et kaitsealal tegutsete. Kohalike inimeste poolt on küll tulnud seda, et bürokraatia võtab hästi kaua aega ja ütleme, et kui sa soovid midagi ehitada, on ju, et isegi kui ta on väike, siis nende lubade ja asjade saamine ja positiivsed vastused võtavad nii kaua aega. Aga ettevõtjana, kuidas sa tunned, et kas
on sama. Sa ütled, kas ma sain õigesti aru, et kohalikud inimesed arvavad nii? Just, noh, meie oleme nagu kogukonnakeskus, on ju, et kohalikud inimesed siin kogunevad, siin me kuuleme neid murepoole ja ütleme, et kõige levinum ongi see, et lihtsalt nii aeglane on, et siis sa jääd ootama vastust valla poolt, on ju, siis sa jääd ootama vastust Keskkonnaameti poolt, siis sa hakkad vaikselt ehitama, on ju, et kas üldse tohid ja siis vaatad edasi, et mis sa siis nüüd teed. Et see on nagu probleem, aga samas on ta ikkagi ülla eesmärgi nimel, et meil ei tekiks nagu lipi peal kohti, on ju. Et suurt pilti vaadates on ta ikkagi pigem positiivne ja sunnib inimesi ja ettevõtjaid ka nagu kestlikumalt kuidagi toimetama, on ju. Aitäh, Kelly. Kelly oli siis Bergi sadamast. Ja, nii, Piret, sinul on käsi püsti, ole hea. Piret, kas sa saad? Ei kuule sind igal juhul. Tal vist ei ole mikrit sees või kuidas sulle tundub? Ei, mikker on tal sees, aga teda ei ole hetkel kuulda, jah. Aga olgu, lähme siis edasi. Ja jällegi, et kui keegi tahab kirjutada aga chati, siis me saame pärast huviga seda lugeda. Nii, aga nagu ma mainisin ka, siis ikkagi kõige sellisemad tuntumad kaitsealad tüübina on rahvuspargid, et rahvuspark on siis üks kaitseala tüüp. Ja lihtsalt on huvitav mõelda selle peale, et kaitsealad olid küll juba ka varem, aga maailma vanim rahvuspark on siis USA-st Yellowstone, mis, kui te nüüd vaatate, et umbes ongi see 100 aastat varem kui Lahemaa. Nii et selline huvitav võrdlus on ju. Ja Euroopas juhtus nii, et vanemad rahvuspargid kõige esimesena loodi siis Rootsis 1909. aastal ja kohe 9 tükki korraga. Nii et Rootsi oli selles suhtes niisugune pioneer. Aga Lahemaa mitte ainult Eesti vanim rahvuspark, vaid kogu selle kunagise Nõukogude Liidu esimene rahvuspark 71. aastal loodi, et see oli väga suur saavutus. Ja sel aastal siis on meil rõõm, et tähistame Lahemaa 55. sünnipäeva, nii et olete siin mai ja juunikuus ja tegelikult aasta läbi on meil tegevusi oodatud kõik ka meie juubeliüritustele. Aga Eestis on nii nagu ma enne mainisin, et ta on tegelikult maailmapraktikaga, et suurem osa loodusturismist ongi kaitsealadel, näete siin kaitsealade kaart ja meil on, kui maailmas kokku on kaitsealasid jagatakse kuude kategooriasse, et erinevad lähenemised, siis riigiti on tegelikult need süsteemid erinevad, mis kohati tekitab natukene segadust, aga meie oleme oma süsteemi üle rõõmsad, on suhteliselt selge, meil on rahvuspargid, on looduskaitsealad ja on maastikukaitsealad. Ja rahvuspargi omapära on siis see, et on kaitse all siis, ütleme siis kogu see ala, nii loodus kui kultuuripärand koos, et rahvuspargi lähenemine Lahemaa selle loomisega, nagu Lahemaa lõigi sellise mõtteviisi siis, et Eestis sarnaselt on ka läinud teised siin meie piirkonna riigid, näiteks Läti, Leedu, et on inimene ja loodus, see koos toimimine on see, mis on kaitse all. Looduskaitsealad on siis rohkem selliste haruldaste ohustatud liikide elupaikade ja koosluste kaitseks ja maastikukaitsealad on siis just nagu nende maastikuelementide kaitseks. Et see on asi, mida lihtsalt et teate. Ja laias laastus Eestis on kaitse all umbes 20% pindalast, et viiendik siis.
ja rahvusparkides on kõikides ka oma kaitse-eeskirjad, kaitsekorralduskavad, ka teistel kaitsealadel enamasti need on, kõigil ei ole. Ja aga looduskaitseseadus on siis see, mis on riiklikult alusdokument. Ja siin on väike tabel siis meie 6 rahvuspargist, et näete siin Lahemaa esimene, Alutaguse küll rahvuspargina viimane. Aga tegelikult, kui vaatate 3. tulpa, siis näete, et need kõik rahvuspargid on loodud varasema kaitseala ümber või peale, et kas siis ühe kaitseala või nii nagu on näiteks Alutagusel on lausa 11 kaitseala siis sellel alal varem olnud. Ja väike võrdlus siis Lahemaa ja Alutaguse koha pealt on, et Lahemaa on nii suur sellepärast, et umbes 1/3 Lahemaa alast on meri, et Lahemaa on nagu see nimi juba ütleb Lahemaa, et on see lahtede maa, meri on nii tähtis, et meil on ka meri siis kaitse all. Ja täpselt arvu, mina ei ole aru saanud, palju Alutaguse rahvuspargis inimesi sees elab, et maaomanikke ma sain aru, oli kas see oli 300 või midagi sinna kanti, igal juhul Lahemaal elanikke on veidi üle 3000, umbes 3100. Aga ma ei tea, kas meil siin, Aili, kas sina näiteks oskad öelda, et palju seal Alutagusel elanikke, sest Alutagusel selles suhtes on natukene nüüd uus lähenemine Eestis, et on niimoodi nagu lapiti, et ei ole üks piirkond, vaid on väiksed jupid, mis vahepeal ei ole rahvuspark, nii et sa raputad pead, et ei tea, palju elanikke on, jah. Ma kujutan ette, et see 100 võib-olla, aga seda siis katsume veel täpsustada. Ja külastusi on ikkagi Alutagusel päris palju, et seal on ka külastuskeskus, kus käib see Peipsi äärest seal rahvast läbi, nii et uhke. Ja see on minu selline viimane rida öeldud, et kui Lahemaa on loodud ja võib öelda, et on selline nii loodus kui kultuuripärand selline natukene Eestile omane, et ongi, kui sa tahad Eestist sellist kiiret ülevaadet looduse poolest, siis tuled korra Lahemaale ja saad mingi pildi ette ja ta on siis üks tervikala, aga võib-olla Alutaguse omapära minu mõistes ongi see, et ta on nagu mingis mõttes eristub muust Eestist, et ka nii looduslikult kui selle oma kultuuri poolest, et on väga-väga huvitav selles mõttes. Kas te nõustute muga? Vähemalt Aili, kes on seal, teab asja paremini. Nii, ja veel siis lisaks on nendes rahvusparkides sees on siis veel eraldi tsoonid, et seda peate siis teadma, et kes näiteks rahvuspargis tegutseb, et loodusreservaat on nii range kaitsekorraga, et seal inimesi üldse ilmaasjata ei lubata, et see on ainult siis niisugune uurijatele. Aga teised kõige kergema piiranguga on siis piiranguvöönd, aga siis sihtkaitsevööndil on ka teatud piirangud suuremad. Nii et sellepärast jällegi te peate seda teadma, kui te tahate just näiteks need, kes matku korraldavad, on ju, et peate alati enne sinna kohta, kuhu lähete, mitte ainult see, et kui Lahemaal, aga kui täpselt kindlasse piirkonda lähete, peate uurima järgi, et millised piirangud on. Ja siis on jah see, et arvestada tuleb nii ökoloogilise, mis on siis looduskeskkonnale mõju, kui sotsiaalsed, et kohalikele turismi mõju, aga arvestada ka näiteks Viru rabas meil Eestis on hakatud see, et kuidas see turistlik koormus taluvus on. Et kas ei ole juba liiga palju turiste, et nad üksteist hakkavad segama. Et need on siis need kõik 3 koormustaluvust, mida mõõdetakse, jälgitakse, mis on siis see, et nendel kaitsealadel see selline
Inglise keeles on visitor management või siis eesti keeles külastuskorraldus. Meil kõige rohkem sellega tegeleb RMK. Et ma julgen öelda, et meil ikkagi seda koormust, taluvust veel praktiliselt kuskil otse ületatud ei ole, isegi see Viru raba näidet tihti tuuakse, et seal justkui oleks, aga noh, see on mingis mõttes nagu üks koht, kus siis saab vabamalt võib-olla turiste ja käia, et siis teised kohad säilivad. Paremini võib seda nii võtta. Ja teiseks ma olen täiesti veendunud, et ikkagi meil Keskkonnaamet ja RMK, kui asi hakkaks juba seda taluvust ületama, et siis võetakse meetmed, nii et ei ole siin hullu midagi. Võrreldes muu maailmaga, kus juba tegelikult on märke selle taluvuse ületamisest. See on üks pilt, mida ma näitan just turismiettevõtjatele ikka, et kaitsealadel on siis ka, kui ma usun, et me kõik saame aru, et masinatega metsa sõita ei tohi, aga tegelikult on siis ka jalgrataste igasuguste, eriti need fatbike'id ja elektrilised ja et ikkagi tuleb sõita seal, kus on ees tee. Et siin nüüd see on natukene selline reklaampildiks tehtud, on ju, et küsitavus on, et kas siin on ikkagi tee all. Et päris selge ei ole, et parem oleks see, kui esiteks te ise kõik enne kontrollite hästi järgi, et ei oleks mingeid vastuolusid. Ja teiseks on ka see, et reklaampilte, mida levitate, et ei oleks sellist kahtlust, vaid oleks alati selge, et on reegleid täidetud. Et siin see võib-olla natukene kutsub, reklaampilt on ju, eks ole, peab olema kutsuv, et ta võib-olla kutsub nagu liiga metsa fatbike'idega sõitma, et see ei pruugi õige olla. Nii, aga nüüd sellist teoreetilist poolt olen ülevaate andnud, nüüd läheme natukene niimoodi praktilisemaks, et mõned, võib-olla nipp ei ole õige sõna, võib-olla nõuanded siis, et kuidas, kui kaitsealal turismiga tegeleda, et mis siis võiks mõelda, arvestada. No kõige esimene ongi siis see, et ole kursis reeglitega. Et kui sa tead juba, kuhu kaitsealale, kuhu piirkonda, mis tsooni sa siis kas sa ise kuulud, kui sa omal see mingi kohakene on või tahad matka teha, et siis ikkagi kõigepealt ole kursis. Selleks on see sama kaitsealad.ee leht väga hea. Siis on see, et sinu külalised, eriti kui nad on välismaalt, nende jaoks on need Eesti reeglid teistsugused. Muide, mis on välismaalaste jaoks päris selline, millega me tihtilugu kokku puutume, et meil rahvuspargid on ju avatud ja ei ole mingit piletit ega mingit aeda, aga ma saan ikka aeg-ajalt kirju selle kohta, et mis kellaaegadel teil see rahvuspark lahti on ja mis pilet maksab ja niimoodi. Et sellised asjad oleks tark enne, kui teil on külalised tulemas, et neile mingi selline info saata ette, et neil oleks kõik teada, et arvestada tuleb, et eri maades on erinevad reeglid ja päris paljudes maades on rahvuspargid piletiga ja suletud. Aga siis ka see, et millised on piirangud, eks ju. Siis on see, et mingitel aegadel ju tekivad sellised suuremad külastused. Seesama Viru raba, ma ei ütleks, et mina seal üldse ei käi või mina sinna oma külalisi ei vii, et ta on ikkagi sedavõrd tore ja külalised on alati vaimustatud. Lihtsalt tulebki, kui vähegi võimalik, siis valida. Ma olen seal täiesti keset suve käinud
turismi tipphooajal, aga hommikul täiesti üksinda. Või siis jällegi õhtul, nii et kellel on võimalik, meil ju kohalikel on see eelis, et võrreldes linnast tulevate turismikorraldajatega, et katsuda siis seda, et me juba teame, kuidas on, aga et siis ka sättida, on ju. Ja kaitsealadel ikkagi tuleks eelistada väikseid gruppe, lihtsalt rohkem panna sellele mõlemalt poolt, nagu on see kvaliteetne, et need külalised ju ka saavad aru, et kui see on selline eksklusiivne teenus, eks ju, et see massiturism pigem jäägu linnadesse. Ja kindlasti tasub mõelda see, et võimalikult seda kohalikku lugu rääkida. Me siin enne kogunedes kuulasime Kaspariga huviga, kuidas Aili rääkis oma Todulinna kirikust ja see oli nii kihvt, et sellised asjad alati liigutavad külalisi ka ja just, et seda lugu rääkides ka leia sellised nagu universaalsed teemad, millega sa siis selle külalise ka kaasad nagu sellesse ekskursiooni kulgu. Koostööd muidugi tuleb igal pool teha, aga ma arvan, et kaitsealal tegutsedes on see eriti oluline, et nagu siin enne juba sissejuhatuses ma mainisin, et kindlasti need, kes on need kaitseala valitsejad, maaomanikud, kohalik kogukond, et koostöö hästi lai, kaasa arvatud teised turismiettevõtjad, kellega koos siis võiks pakette teha, aga just sellist nagu nimetatakse aeglaseks turismiks, et ei ole mitte selline siuh läbisõitmine, vaid pigem selline rahulik kulgemine, et ma arvan, kaitsealad on selleks kõige parem koht. Ja mõned mõtted siin, et võikski pigem olla näiteks päiksetõusuretked, et see on aeg, kui on vähem selliseid gruppe liikumas. Kasutada ära seda et ongi vaikus näiteks. Kohalikku toitu meil ju on nii vahvaid pakkujaid, et seda siis ka looduses serveerida. Nii, aga nüüd jälle ma olen siin tükk aega ise rääkinud, et kas vahepeal keegi on nõus jagama ka just seda, et millised on nagu teie nipid või et kui väljakutsed on tekkinud, et äkki oskate ka midagi soovitada teistele. Kas nüüd Piret saab ja tahab rääkida? Või keegi teine veel? Piretil ma näen, on küll mikrofon ilusti lahti, aga kuulda ei ole teda miskipärast meil täna. Selge, kas Kaspar, keegi vahepeal on midagi kirjutanud? Jaa, Piret enne kirjutaski, aga äkki me teeme need chatist võetud küsimused ja jutud ettekande lõpus? Ei, sa võid praegu ka vabalt teha, et natukene lihtsalt vaheldust. Okei. Ei, Piret on kommenteerinud just selle rahvusparkidesse ehitamise osas, et tal on isiklik kogemus täitsa olemas, et Lahemaal ei lubatud hakata ehitama vana lauda vundamendi peale uut hoonet, sest põhjuseks olevat toodud, et sellel oja kaldal pole traditsioonilist hoonestust olnud. Ehk siis ma saan aru, et see on vallapoolne vastus vist. Ja vist siis ei olegi uut lauta saadud ehitada, ma saan aru sellest kommentaarist. Et jälle need piirangud tulevad siin mängu, lihtsalt rahvusparkide piirangud. Ma arvan, et see on isegi, ses suhtes jah, võib-olla vald vastab, aga tegelikult see tuleb ilmselt Keskkonnaametist, on ju. Aga kui nüüd siin, kuna me oleme siin nõuande rubriigis praegu, siis mina annaksin küll nõu, et suhelda ametnikega rahulikult ja veel, sest iseenesest see, et vana vundamendi peale peaks tuhtima ehitada ja küll on see, et ikkagi
mulle tundub, et need reeglid ka on selles mõttes, et jah, me saame kõik aru, et need on just see ehituspiirangud, et need on ju mõistlikud, eks ju, me keegi ei taha, et rahvusparki tulevad palju ja moodsaid maju, on ju. Aga ma arvan, et seal on natukene ka noh, ühesõnaga sellist kommunikatsiooniteemat, et üldiselt on ikkagi kui niimoodi rahulikult läbi rääkida ja teinekord jõutakse nagu üksmeelele. Et Piret, võib-olla see ei ole nii järsk, et proovi rääkida. Ja Piret veel täpsustab juurde siin ka, et vallalt ikkagi on luba olemas ehitamiseks, aga et Lahemaa vastus on olnud selline, äkki siis ongi Keskkonnaamet vastanud äkki? Jah, see Lahemaa, see ongi organisatsioonina on tegelikult Keskkonnaamet. Aga loomulikult sellised asjad on ettevõtjatele takistavad, et see on otsene see, mis piirab. Aga kindlasti siis kaitsealadel on külastaja meelespead, millega palun tutvuge ja tutvustage oma külalistele ka. Need on ka igal pool infostendidel üleval ja nii, et see on selline, noh, ma julgeks öelda ka nagu elementaarne, et ja need ei ole ju ka mitte midagi ebamõistlikku, et kõige suurem selline maailmavaateline, et püüa ikkagi tegutseda loodusesse jälgi jätmata, on ju. Nii et ja eramaa ja kõik jutud, nii et tasub igal juhul olla kursis ja mitte võtta seda nii, et oi kui paha, vaid see on ju meie kõigi ühine heaolu. Nii, aga räägiks mõne sõnaga kestlikust turismist, et kui kestlik turism on tänapäeval üleüldse üsna selline hügieen, aga kaitsealal siis seda enam. Ja tuleb siis ikkagi mõelda laialt kestlikkusest, et nii majandusliku, sotsiaalse kui ökoloogilise poole pealt, et siin ma olen pannud need seletused küsimustena, et kas ma jagan kasu õiglaselt, ehk siis, et kui te turismiga tulu teenite, et kas siis kõik osapooled, kes on seotud, saaksid ikkagi sellest ka mingisugust kasu. Ja kas ma arvestan kohalike elanikega, et noh, mõelge selle peale jälle selles võtmes, et päris paljud ju teist on ise ka kaitseala elanikud, et kas teie tahaksite, et teil kuskil seal keegi midagi tagaovis tuleb ja siis, et ärge siis teistele ka samamoodi, et kõige tähtsam siin on, ma arvan, kommunikatsioon, et mitte niimoodi, et kuskil küla vahel hakata järsku teenust pakkuma, et pigem rahulikult läbi rääkida ja koos mõelda ja siis loodus, et ökoloogiline jalajälg oleks ideaalis siis olematu. Ja need kestlikkuse võib nimetada siis nagu 3 sammast on ju, majanduslik, sotsiaalne, ökoloogiline. Need siin paremal selles joonisel on siis kõik põhinevad ka siis nende ÜRO selliste eesmärkidele, mis on niimoodi ilusti värviliselt, et kui te neid kastikesi vaatate, siis peaks nagu nende kõigiga arvestama. Nad on eesti keeles on ka olemas, et mul varsti tulevad lingid, et saate ka siis ise neid, kes tahab täpsemalt uurida. Ma ei peatu pikemalt siin nendel mõistetel, et ega kestlik turism ei ole ka ju selline tekkinud kuskil järsku, et ta on ikkagi aastakümnetega kogu selle kestliku maailmavaatega kujunenud, aga on siis turismis ka veel teisi termineid või teisi lähenemisi, et nagu siin kogukonnaturism eesti keeles ja teadlik reisimine, et lihtsalt, et te teate ja siin ongi siis need igasugused erinevad kestliku turismi märgised ja abivahendid, et kui teil on huvi, saate neid lähemalt lugeda
saate mõelda, mida te võiksite siis endale taotleda, et igal juhul nendest märgistest on nähtavuse võtmes kasu ja kui te kaitsealal tegutsete, siis tegelikult oleks tark, et teil mingi märgis oleks, et see ikkagi päris paljudele, ka juba Eesti inimestele läheb korda. Millega me praegu peame arvestama, on see, et need taotlemise süsteemid on hetkel muutumas, et Euroopa roheväidite direktiiviga seoses, nii et lihtsalt natukene mõnda asja muudetakse kohe-kohe. Aga siis on, kuna tegu on meil siin Virumaa turismiettevõtjatega, siis on rõõm teatada, et jälle on avatud taotlemine hooliva Virumaa ettevõtja märgisele. Et ma ei tea, kas sa, Kaspar, äkki tahad ise sellest paar sõna rääkida? Kust ettevõtjad infot saavad ja mis see tähtaeg on ja? Ja, meil on täitsa avatud uuesti kandideerimine märgise saamiseks. Info on kodulehel üleval. Oleme jaganud ka Virumaa Teemo Facebooki lehel seda ja infokirjadest leiate samamoodi. Nii et 20. aprill on esmane tähtaeg. Siis avaldus ja konkreetsed küsimused on siis ankeedis olemas, millele saate vastata ja kestliku märgise plaanime üle anda Virumaa turismikonverentsil 20. mail. Nii et selline on see ajatelg praegu. Väga äge. Ja see on ses mõttes võib-olla selline lihtsam versioon, et 10 erinevat kriteeriumid siis, mis ma olen täitsa kindel, et väga paljud teist niikuinii täidavad ja peate siis seal küsimustikus ära põhjendama, et kuidas te nende teemadega tegelete. Ja see 20. mai konverents siis on meil hea meel teatada, on Palmses Lahemaal, nii et loodame siis seal kõigiga kohtuda, et nii, et olete sinna konverentsile kõik oodatud, aga siis ka need, kellel õnnestub see märgis saada, siis seal pidulikult need kätte antakse. Ja siin on üks teine märgis, siis on Europargi ettevõtja märgis, mida ka Lahemaa piirkonnas siis ettevõtjad saavad kord aastas taotleda. Väike näide sellest, mida tähendab ühe sihtkoha märgise tegemine. Et kui siin oligi, et Virumaa ettevõtjad peavad 10 kriteeriumile vastama, meil Lahemaaga, Lahemaa turismiühinguga oleme täitnud siis Green Destinationsi kriteeriumid ja seal on siis kokku 100 kriteeriumi ja erinevad dokumendid, nii et oluliselt huvitavam töö. Ja üks tore asi on ka siis rahvusparkide märgised. Eestis 6 rahvuspargil igal ühel on oma märgis. Kui te vaatate, siis äkki tunnete ära, et Lahemaa kui esimene rahvuspark on siis see roheline paremal Tammeleht, et Tammeleht on looduskaitse sümbol Eestis. Ja Alutaguse on siis siin all see hall, kus on selline ilus maastik ja kotkas lendab. Ja neid märgiseid, need, kes rahvuspargis ettevõtjad kestlikult tegutsevad, saab siis ka Keskkonnaamet, eks ole, kui kõikide kaitsealade valitseja. Neilt saab siis taotleda, et oma toodetele või siis teenuste mingitele kirjeldustele saab ka neid juurde panna. Nii et soovitan ka seda. See on selline jällegi ilus tähistus, mis kohe ühe pildiga ütleb, et te tegutsete selle rahvuspargis. Ja miks neid märgiseid endale taotleda, et lisaks sellele, et siis see näidata, et kaitseala,
aga üleüldiselt on need ikkagi heaks süsteemiks, et mille järgi ka enda tegevust siis sättida ja planeerida, et kõik just needsamad need kriteeriumid, et te mõtlete läbi ja kui te ju veel ei tee midagi nii kestlikult, siis see on ka, et sihti seada, on ju. Lisaks on ta ka võrgustik, et paljud need märgisekandjad ju koondavad ka oma siis seda võrgustiku kokku nii Eestis kui maailmas, noh näiteks siis kõige levinum turismimärk, see Green Key, nemad ka siis teevad ju siin Eestis kokkusaamisi ja ka üle Euroopa vahel. See annab siis külastajatele teada, et millised külastajad on oodatud, et ikkagi sellise kestliku mõtteviisiga ja välisturistid peavad seda paljud oluliseks, aga põhimõtteliselt see peaks olema ka müügi kasvu ettevõttel kasvatav, et erinevate ka näiteks kui korporatiivkliendid otsivad teenusepakkujaid, siis päris paljudel on see tingimus, et nad saavad kasutada just neid, kellel on mingi märgis. Aga kas siin osalejate hulgas kellelgi on mingi märgis? Ma tegelikult juba vastust tean, et näiteks Vergi sadama restoran Virkesel on Europarki märgis ja ma ei tea, kas siin Lainela oli meil, Lainelal on ja, aga võite seda kogemust siis ka, kui te tahate kas rääkida või kirjutada, et kellel on ja võib-olla mõni sõna siis, et mis kasu see teile on toonud. Ja nüüd ma lihtsalt veel lõpetuseks mõne sõnaga räägin ka mõnest rahvuspargist. Ja noh, Lahemaast kindlasti selles võtmes, et ma seda kõige paremini tunnen, aga just toon siis välja, et mis selle kestlikkuse võtmes on oluline. Ja kui me rääkisime neid elanikke ja külastajaid juba varem, Eesti vanim ja suurim, aga ka kõige külastatavam rahvuspark on Lahemaa, nii et ses mõttes on ta alati nagu ka selle külastuskorralduse ja selle koha pealt hea, nagu ma enne mainisin, et see laboriks või et hea uurida, et kui juba siin hakkavad mingid ilmingud, siis hiljem võivad ka teistesse rahvusparkidesse jõuda. Mis on Lahemaal veel selline natukene keeruline, et me jääme kahte maakonda ja 3 valda siis, kelle piirides on, keskel on meil veel Loksa linn, kus on ka üks väike siilakas rahvusparki, nii et see teeb selle olukorra veel huvitavamaks. Aga kestlikult on siis ennekõike see, et ma julgen öelda, et meil Lahemaal ongi nagu see kestlikkus eluviisiks, mida alati tuuakse välja, et meil see koostöö on hea, et kõikide sektorite ülene, et seesama meie Lahemaa turismiühing hoolitsebki selle eest, et saab kohalik kogukond kaasa rääkida turismis, aga teeme koostööd omavalitsustega, Keskkonnaameti, RMK-ga pidevalt, nii et ja julgen öelda, meil on aktiivne kogukond, et inimesed ikkagi tahavad panustada ja kaasa rääkida. Keskkonnahoid niikuinii, tugev kultuuripärand ja elav rahvakultuur ja see ka siis, et meil on läbi selle Europarki piirkonna sertifikaadi selle taotlemise, meil on siis ka kestliku arengu strateegia, et see on ikkagi hea, kui on sellised alusdokumendid paigas. No üks kaitsealal tegutsev ettevõtja peaks tegema koostööd ikka siia-sinna ja igale poole. Et näiteks nii kogukonnaga, teiste ettevõtjatega, igasuguste katusorganisatsioonidega, kindlasti liidertegevusgrupid on Eestis palju turismiga seotud omavalitsused ja kõik siin variandid. Ja kui Lahemaa siis ütleme selle läbi rahvuspargi on just see
vaikus ja rahu nagu elementaarne, siis meie turismiühinguga oleme tahtnud seda erksust ehk siis seda kohaliku kogukonna aktiivsust ja meie elanike sellist vaimsust välja tuua. See on, mulle tundub ka see, mis kõnetab külastajaid, et ei ole ainult loodus, mille pärast tullakse, vaid et midagi veel. Ja siis meie turismiühingust, mida me teeme, et korraldame selliseid kaasavaid turismifoorumeid, et kõik saaksid kaasa rääkida. Kohalike giidide koolitust ja atesteerimist oleme aastaid teinud. Meil on olnud infokohvik ja rattalaenutus, et saaks ka ühistranspordiga tulla Lahemaale Tallinnast. Propageerime igatpidi kestlikku liikumist, et just seda bussili ja jalgratta ja kõik, mis me teeme, on ikka niisugune kogukonna võtmes. Aga siis ma arvan, et meil Eestis on rahvusparkidega veel väga hästi. Ja mõtlesin, et milliseid võrdlusi võiks teile tuua. Ja üks, kindlasti Island on selline riik, mis on ühtepidi oma loodusega hästi selline, kuidas nagu dramaatiline või selline väga võimas loodus. Aga teisalt seal see turism on ka väga huvitavalt arenenud, et ikkagi turism on väga suureks tuluallikaks riigis nüüd mingi viimase paarikümne aastaga saanud. Ja kuigi see kõik on nii ilus, et loodus vaadake ja turism, siin minul õnnestus käia Thingvellir rahvuspargis sel õndsal hetkel, kui seal ei olnud väga palju rahvast. Et muidu seal on ikka külastus tohutu, aga see taristu on väga uhke. Aga seal on see, ma arvan, et ma iial ei tahaks, et Lahemaal oleks nii palju külastajaid, et seda kohalikku, seal konkreetselt isegi kohalikke inimesi ei elagi, aga seda kohalikku tatsi ja seda enam nagu polekski. Ja siis teine selline, jällegi eriline rahvuspark, kus ma olen käinud, on Reunioni saar India ookeanis. Ja seal on nii siis, et see on vulkaaniline saar ja on siis nende vulkaanide vahel seal keskel siis rahvuspargis ka väiksed külad, kus elab, kas see oli äkki kokku mingi 100 inimest või näitsa rohkem. Igal juhul on seal, kui te vaatate, see joonis on sellepärast hea, et siin on näha, et nad on niimoodi orus mägede vahel ja seal need külad praktiliselt autoga sinna ligi ei saa, et mingite džiipidega saab siis ainult kas jalgsi või helikopteriga. Ja ma proovin, kas see video läheb käima ka või? Liigub teil ikka pilt? See on nüüd siis ühes külas niimoodi. Üleüldse see elu on seal muidugi natukene teistmoodi, kuigi ta on Prantsuse valitsemisala ja nagu Euroopa Liit. Aga okei, vaatan, kuidas ma nüüd edasi saan. Läheb ikkagi. Et seal siis läbi selle, et see rahvuspark on kohalik elu ikkagi täitsa muutunud. Et seal käib nii palju turiste, praktiliselt kogu aeg helikopterid lendavadki edasi-tagasi ja kõik kohalikud on keeranud nagu oma elu nii turistide peale, et see jälle ei ole see, mille poole tahta. Nii et kokkuvõtteks ma võiks öelda, et proovime hoida seda meie Eesti väga mõnusat mudelit, kus on meil ilusad kaitsealad, kaunis loodus, hea elada ja turismi saab teha, aga et hoiame seda, et turismi teeme kestlikult.
Ja kui turism on, võtame siis nüüd kogu jutu kokku, et turism on ka kaitsealade jaoks ülioluline, aga katsume läheneda kestlikult, et see on väga-väga tähtis. Arvestama, mis maailmas toimub, peab seda, et tõenäoliselt põhiliselt koroonast tingituna kaitsealadele siis see külastuskoormus aina kasvab ja on muudetud reegleid rangemaks, et siin viimaste aastatega on hakatud nii mõneski näiteks USA rahvuspargis siis loendama, et kui palju päevas näiteks, et seal on, ma ei tea, mingi 1000 külastajat saab täis, et siis sel päeval rohkem ei lasta. Et lähed sinna ja selgub, et oi, sa täna ei saagi, et pead nagu ette juba broneerima endale külastamise. Ja teisest küljest ju nüüd selle Trumpi valitsemise ajal ja ka ütleme mujal maailmas selline suundumus, et ametnikke, kõikide nende kaitsealade valitsevaid ametnikke koondatakse ja raha kitsamaks, nii et tundub, et selline võib muutuda just see kaitsealade külastatavus rangemaks ja selline rohkem nagu noh, ma ei tea, mingite masinatega võib-olla kontrollitavamaks. Et jällegi katsume hoida Eestis sellist toredat joont. Aga oluline on, et kõik asjalised, kes kaitseala turismi puutuvad, et nad oleksid teadlikud, teeksid koostööd ja suhtleksid omavahel. Et julgesti rääkige, kui on mingisuguseid muresid ettevõtjatele, et mina usun, et kõik ametnikud on head ja hea meelega suhtlevad teiega, et leida selliseid kompromisse. Ja üleüldiselt maailma turismis on sellised lähenemised nagu transformative ja regenerative turism ehk siis nagu selline muutev turism ja kogukonda nagu hoidev ja panustav turism on teemadeks. Ja kogu selle igasuguse maailma jama kõrval võiks siis turism olla see, kes on nagu leevendaja ja inimeste ühendaja nii looduse kui siis üksteisega. Et see on selline tore mõte. Ja võiks mõelda nii, et kaitsealad ei ole mitte selle piiramise niivõrd, kuivõrd, et lisa tõstavad väärtust. Et katsume nendest piiravatest asjadest näha nagu seda positiivset, et ikkagi, kes kaitsealal tegutseb, see külastaja jaoks on see väärtus, et oled kaitsealal. Ja ennekõike mulle õudselt meeldib see Keskkonnaametil ka oli mingi aasta see selline slogan, et hoia, mida armastad. Et me ju tegelikult kõik armastame seda meie imelist Eesti loodust, nii et hoiame seda koos, tegutseme, aga nii, et me hoiame loodust. Nii, et aitäh, mina sellega lõpetaks, kas on mingeid kommentaare või küsimusi? Ma näen ka praegu, et Grete kirjutab meile chatti, et võib-olla Grete avad mikrofoni ja räägid meile ise. Tundub, et on selline pikem jutt vist. Turismi inimesed on ilmselt nii hõivatud, et nad ei saa rääkida kuskil mingis keskkonnas, et on külalised või midagi, aga kui ta kirjutab, siis Kaspar saab ette lugeda, on ju. Jah, natuke peame siis ootama, jah, Gretel ka mikrofon ei funktsioneeri. Et ta siis kirjutab oma mõtted meile chatti praegu. Grete soov on, et äkki saab täpsustada Green Key muudatusi, mis on tulemas, ma saan aru. Et äkki saaks seda kommenteerida kuidagi. Tead, Grete, mina ei ole enam üldse kursis Green Key koha pealt, et ma ei tea, kas Kaspar, sa oled juba jõudnud ennast kurssi viia või on ikkagi see, et peab Visit Estonia käest küsima?
Tere kõigile, mina olen Maie. Mina No, natukene tere olen, Maie. mina natukene olen kursis. Et ma arvan, et me võiksime selle info lisada oma teema uudiskirja, nii et Grete neljapäeval tuleb uudiskiri, paneme sinna alla ka siis info selle kohta, et mis seis praegu on. Et see info tuli just eile, et siis kui ma nüüd peast õieti mäletan, kas äkki 1. oktoobrist oli see, et EIS enam ei tegele Green Key väljastamisega ja praegu on veel võimalik, kas äkki seal mingi juunini veel siis taotlusi anda. Ühesõnaga kõik muutub, aga siis see juttu saadame laiali.